Armu teile ja rahu Jumalalt, me Isalt ja Issandalt Jeesust Kristuselt. Tänase esimese jõulupüha jutluse aluseks on meil kirjakoht Heebra kirja algusest, esimese peatüki esimesest salmist alates. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattude puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Aamen. Tänase jutluse tegid, võib nii öelda, kaks mu sõpra. Osaliselt kolmas ka. Nimelt üks mu sõber saatis sõnumi jõulude tervituse juurde tekstiga, et hingede ajal ootan jõuluaega, jõuludel ootan nääriaega ja siis ootan 3 punkti, muudkui ootan. Ja teine sõber, kes on teile kõigile tõenäoliselt tuttav, keda küll täna meie keskel ei ole, on Urmas, kelle ühest jutlusest, nelipüha jutlusest, lugesin mõtte, et kirikust teeb kiriku vaim ja vaimustus. Ja siia juurde siis see kolmas haakuv sõber on Tiina Eerika, kes vaimustusega Urmase jutluse kogu on kaante vahele pannud ja neid vaimustusega lugenud. Tänane tekst Heebra kirja algusest on selline üsna ülev sissejuhatus Heebra kirja, mis tõstab justkui kõrgustesse inimese seda kuulates, kus Jumal pöördub inimese poole ja ütleb, et ta teeb seda nüüd uuel moel. Kui ennem on ta rääkinud prohvetite kaudu, siis täna pöördub ta inimeste poole otse, sest just nii saab mõista seda alguse teksti Kristusest, kes on, kuidas siin öeldakse, kes on tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju, kandes kõiksust oma väesõnaga. Jumal ise on tulnud otseselt inimest kõnetama. Küllap ka prohvetite kõnetused on aeg-ajalt inimest vaimustanud ja toonud kaasa olulisi muutusi. No meenub näiteks kas või Joona lugu, Niineve lugu, kus rahvas kuuldes Jumala sõnumit läbi prohveti tegi olulise muutuse, mis säästis neid hävingust. Täna on meil palju rohkem.
Jumal ise. Aga siin on see küsimus, kuidas see sõnum päriselt meieni võiks jõuda. Kui lapsed ootavad jõulusid, teevad nad seda suure elevuse ja vaimustusega. Nad ootavad kingitust või kingitusi. Aga ilmselt mitte ainult kingitusi, vaid kogu selle jõulu juurde käivat salapära ja midagi erilist. Täiskasvanud, ma arvan, aeg-ajalt ootavad ka jõulusid põnevusega või vaimustusega, aga olen küllalt kuulnud inimesi nördinult ütlemas, et see vaimustus ei olnud seda väärt. See ootus ei kandnud vilja, ei andnud mulle seda, mida ma oleksin soovinud. Minu käest on inimesed tihtipeale küsinud, et miks peab elu olema nii keeruline ja raske. Miks ei võiks see olla lihtsam, kerge, selge? Aga ma ei ole küll kellelegi nii kunagi öelnud, aga täna mõtlen, võib-olla vaimustuse pärast. Kui Urmas ütleb, et kirikust teeb kiriku vaim ja vaimustus. Vaimustus on midagi, mis muudab selle, mis me teeme või milles me oleme, kuidagi päris, ehedaks, sisuliseks. Kirik muutub sisuliseks vaimus ja vaimustuses. Meie elu muutub sisuliseks vaimustuses. Kui see ei ole enam midagi, mida me teeme mingi kombe või mingi välise põnevuse pärast, vaid selles on midagi, mis meid päriselt puudutab. Ja nüüd on küsimus, kuidas jõuda selle vaimustuseni. Aeg-ajalt vaimustume tõenäoliselt sellest, et meil on midagi põnevat ees. Me teeme midagi, mis meile päriselt korda läheb. Ja mida rohkem me sellest vaimustume, seda rohkem see meile ka korda läheb ja seda sisulisemaks see muutub. Aga kas jaksame ka edasi siis, kui asjad ei lähe enam nii, nagu ma olen lootnud? Vahel nii, vahel naa. Aga kui täna on nüüd mõelda ka selle teise sõbra ütlemise peale, hingede ajal ootab jõulusid, jõulude ajal nääre ja nii edasi. Võib-olla ongi parem oodata, et midagi ei tuleks ootamatult, aga siiski, mis see ootamine õigupoolest on? Ootamises on midagi, mis paneb meid perspektiiviga tulevikku vaatama. Aga kui see, mis me oleme kätte saanud või mis meil käes on ja mis parasjagu toimub, ei saada meile rõõmu, ei paku meile rahu, kas siis ka jaksame tulevikku vaadata. Siis pigem võib juhtuda, et me väsime, lööme käega, loobume, anname alla. Aga mis siis võiks olla jõulude sõnumis sellist, mis meid kuidagi teistmoodi mõtlema ja vaatama paneks? Kas pole mitte nii, et
päriselt muutub sisuliseks miski siis, kui see hakkab meile muutuma väärtuslikuks läbi selle, et me oleme kogenud millegi kaotamist, millestki ilmajäämist. Eks ole ju tegelikult ka lõpuks nii, et elu väärtustab surm ise. Selle elu kaotamise võimalus teeb selle elu elamise väärtuslikuks. See teadmine paneb meid meie aega kasutama, et meie aeg on piiratud. Kui Hebra kiri alustab sellises ülevas võtmes, siis need, kellele seda kirjutati ja kes seda kirjutas, oli just sellises olukorras, kus oma elu kaotamine oli väga suur võimalus. Tagakiusamised esimeste kristlaste aastakümnetel olid sagedased ja paljudel puhkudel lõppesid need oma usutunnistajatele surmaga. Aga just nimelt läbi selle kannatuse, kaotuse, valu, teadmise oma piiratusest, piiridest ja võimalusest kaotada kõik justkui andis arusaamise avaramast võimalusest. Andis avaruse ja arusaamise Kristuse tulemise väärtusest. Ehk siis kaotustes, valus, üksinduses, ilmajäämises algab tõeline kohtumine Jumalaga. Alles seal on Jumalal päriselt võimalik meid kõnetada otse, nii et me ka tahame seda päriselt kuulda. Tekib vajadus kuulda seda, mida Jumal meile räägib. Küllap me oleme seda kogenud, et mõned asjad, kui me suudame ühel hetkel sellest valu punktist kaugemale vaadata, mõned asjad muutuvad eriti selgeks ja tuleviku perspektiiv hoopis kaugemaks ja pikemaks. Ehk kerge kipitamisega on perspektiiv ka lühike. Kerge kipitamisega ei sünni tõelist väärtust. Kunagi mäletan, Enn Põldaloos rääkis kunsti kohta midagi sellist. Tõelist loomingu valu kogemata, kergelt kipitades ei sünni päris kunsti. Ega ka ilmselt elukunsti, eluloomingut. Niisiis, kannatused ja valu ja loobumine võivad olla loova elukunsti loomise materjaliks, mis annavad meile tõeliselt loova avaruse tänu sellele, et me otsime kontakti Jumalaga, seda päris suhet, kuulame tema kõnetusi ja võtame need vastu.